Literaadio. Siin kirjandus kõneleb. Tere, eetris on hooaja viimane Literaadio ja täna on külas Andra Teede. Tere! Tere! Andra, sa oled ainult 37, aga ometigi sa oled juba üle 20 aasta kirjutamisega tegelenud. Jaa, 21 isegi, ma olin 16, kui mul esimesed asjad hakkasid ilmuma. Kas kehtib vanasõna, et vara pihta, vara õhtale? No meie majanduslikus olukorras ma arvan, et meie põlvkond ei saa keegi õhtale enam. Aga ma olen vahel ikka mõelnud küll seda, et kui peaks juhtuma mingi lugu, et ma mingil põhjusel enam mitte midagi kirjuta, siis see on okei, sest et ma olen kirjutanud 16 raamatut ja ma arvan, et täitsa hästi juba. 37 eluaasta jooksul on see ikka väga, ütleme, kuradi hästi. Jah, õnnes ma lõpetasin just 12. aasta. Näidendeid ma olen umbes 15 kirjutanud, ma täpselt ei mäleta, ma pean vaatama seda tabelit, et ma olen teinud päris palju, aga noh, see on nagu sellepärast, et ma ei ole kunagi kuskil päriselt tööl käinud, et ainult seda ma teengi ja ma teen seda hommikust õhtuni, nii et... Kas kirjutamine ei ole päris töö? No selles mõttes mitte, et ikkagi Eesti kultuuri see maastik on niimoodi, et elada ainult kunstist on väga keeruline ja paljud käivad kuskil veel, on õpetajad või ma ei tea, ajakirjanikud, paljud kirjanikud on ju, või siis teevad mingeid sutsakaid siia sinna, mingit pressiesindust või reklaamiprood või midagi sarnast, aga mina ikkagi olen nagu julmalt kunsti teinud kogu aeg. Keegi peab. 16-aastaselt sa kirjutasid luulet kogumikus Väike kuri kevad. Kas sa mäletad sellest teismeast mõnda luulerida? Jaa, ma mäletan väga hästi, sest et see oli see aeg, kui ma sain endale esimesed pangakontod ja mingid meili, aadressid ja asjad ja siis oma luuletustes ma panin tsitaate endal paroolideks. Nii et siiani ma mõnda rida kirjutan mitmeid kordi iga päev. Siis sa ei saa meile praegu seda luuletust lugeda, siis ma login su Gmaili sisse su luulesõnadega. No need on pikad luuletused ja need olid väga riimis ja värssis, selles mõttes ma hiljem juba järgmises raamatus ma hakkasin vabavärssi kirjutama, aga need olid ikka siuke nagu hardcore luule. Aga mana mõni rida? Nii kui ma hakkan mõtlema luuletustele, mu peast tulevad neid Liisi Ojamaa luuletused välja. Oota, ma mõtlen... Ei tule. Ei tule. Lavahirm. Nojah, tavaliselt mul on peas need asjad, mis ma viimasena kirjutasin, et see näiden, mille ma viimasena kirjutasin, on mul tavaliselt peas, kuni ma kann järgmis näidendid kirjutama, et luulega on tihti sama, et ikkagi need read on nagu... Ma pole nii ammu lugenud neid Kurja kevade luuletusi, et... Aga kumba sa eelistad, kas riimis luuletusi või vaba värss on praegu hästi teemas, et ma arvast ükski luuletaja ei panegi enam riimi? Ikka kirjutatakse riimi ka vahel nagu rohkem, vahel vähem. Kristiina Ähin on palju riimi ju kirjutanud ja neid on ikkagi veel, aga mina ei ole peaaegu üldse. Kuigi noh, eks seal vaba värssi sees on ikkagi ka oma selline mingid, mulle näiteks väga meeldivad algriimid, väga paljude mu teoste pealkirjad on algriimidega. Siis vahel ma jään nagu kinni sinna, et kindlasti on vaja mingit algriimi. Et Kelleris mul tuleb praegu tükk välja, mille nimi on pealkirjaks sai lõpuks Maarja tõmbas Tinderi. Aga kuna see sõna Tinder pidi seal sees olema, siis ma käisin nagu kuude kaupa ringi ja mõtlesin Tinderiga algriimis pealkirjad, Tinder, tappis Tinderi, torm Tinder. Ja siis lõpuks ma ikkagi suutsin nagu minna tagasi selleni, et mõte on tähtsam kui vorm ikkagi, et ütle... mis värk on, Maarja tõmbas Tinderi, me kõik saame aru, näiden räägib Maarjast, kes tõmbas Tinderi. Väga lihtne. Yeah. Aga noorest luuletajast siis, kes kevadisi värsse punus, kasvas siis Eesti kõige legendaarsema sarja, kõige väärikama sarja, Õnne 13 stsenarist. Kõige vaadatuma sarja. Ma eile nägin, et küll sa oled ikka moodne stsenarist, et ma vaatasin su storiesi tööhakul, vaatan, Andra on jaganud Õnne 13 reitinguid ja taustal on 5- laul. 5-. Esiteks, see on pitsa, ärme aja segamini. Mulle väga meeldib. Kohver laulis vähemalt seal. Mulle väga meeldib pitsa, seal on kohver ja reket koos. Aga mitte 5-. Ei, 5- meeldib ka, 5- on meil õnnes käinud.
ja Reket on ju ühe meie näitlejana poeg, et kõik on seotud, aga lihtsalt seal laulus on Morna on mainitud, on Morna mentioned. Ma ei tea, miks Eesti muusikud rohkem Morna linna rahvast nagu laule ei tee, ma kasutaks kogu aeg oma storydes. See oli väga lahe vaadata. Ja ma nägin, et reitingud siis 96 000 vaatajat ja teletopis 4. koht. Jah, see 96 000, tegelikult need numbrid on ju kogu aeg aina väiksemaks läinud. Kui mina telesse läksin üle 12 aasta tagasi, siis kui ma õigesti mäletan, siis see oli nii, et koht oli meil ikka sama, aga minu meelest see number oli mingi 150 või 250 000. Pigem ma ütleks, et üle 200 on ju, et see traditsiooniline televaatamine, ta muutub, inimesed vaatavad, striimivad, vaatavad järgi, vaatavad, ma ei tea, kust on ju. Et see, et kes nagu reaalselt laivis istub teleka ees, need, minagi pigem ootan ära, kuni mu lemmiksaade on ära olnud ja siis vaatan ilma reklaamideta järgi on ju. Aga koht on ikkagi auväärne ja isegi seekord oli ka teisel pool meid, tavaliselt on nagu eespool, et meil on siuke majasisene rebimine. Kas sulle läheb korda, et seda seriaali ikka veel niimoodi armastatakse palavalt? Mis siis, et numbrid on kukkunud, aga see on elu, et kõik on TikTokis ja... Muidugi läheb korda ikka. Selles mõttes, et ma arvan, et see on ikka nagu natuke valetamine, kui kudisnikud ütlevad või kirjanikud ütlevad, oi, mind ei huvita, kas keegi mu meeldib või ei vaata või tegelikult seal on nagu see, et Õnne 13 ei meeldi kõigile maailma inimestele, sest ta on see, mis ta on ju, samamoodi nagu mõnele maitseb õlu, mõnele maitseb vein on ju. Aga nendele, kellele ta tehtud on, nendele ta võiks ikka meeldida, et selles mõttes mul on ikka hea meel ja, et ta läheb inimestele väga korda. Praegu on hooaja viimased osad ja ma olen hästi palju kirju saanud vaatajatelt. Mis nad kirjutavad sulle? Näiteks meil on üks selline tegelane, kelle nimi on Taivo Palm, kes on joodik ja siis terve hooaeg on nädal Palm jälle joob nagu päris palju. Ja kogu see teema, et meie majas elab joodik, kellega on kõik hädas, väga läheb nagu minu meelest inimestele korda, sest et ma arvan, päris palju on selliseid inimesi, kelle majas elab joodik. Ja üks proua just kirjutas mulle, et tema tunneb, et ta samastub Almaga selles olukorras, et tema on ka see, et kõik teised majanaabrid on maha kannud joodiku, aga tema käib ja aitab ikkagi, proovib nagu kätt hoida ja siis kõik naeravad ta üle, et mis sa seda joodikut aitad. Et just see, et me suudame sellist nagu kaasaja biiti tabada ja rääkida teemadest, mis inimestele korda lähevad ja mis on nagu keerulised. Et see, et üleüldiselt rääkida mingist, ma ei tea, koroonast või erastamisest või valimistest, seda me teeme ka, aga et leida mingi selline mitmekihilisem lugu, kus ei olegi nagu tõde või valet, et mis sa siis teed selle joodikuga, et sa ei saa nagu inimest magama panna, et sa pead nagu kuidagi, kas sa nagu aitad teda või kas visad teda välja või see on ka jama, et see on väga tore, et hea meelega. Aga sa oled ikkagi suhteliselt noor inimene. Kus sa leiad seda inspot, mis kõnetab võib-olla eakamad televaatajad? Kus sa hängima pead, et sa saaksid neid joodiku ja petturite ja nagu neid elulisi asju? Ma arvan, et neid, ma ei tea, ma arvan, et tegelikult nagu see on natuke müüt, et need vanemad inimesed on kuidagi elavad mingi täiesti oma nagu universumis, et neil on mingid oma teemad, on ju, et tegelikult nad elavad täpselt samamoodi koos meie kõigiga, et petturid petavad nii noori kui vanased. Meil on ka petturiliin see hooaeg olnud ja see ei ole nagu pensionäridele, et see on ikkagi selline keskealine inimene, kes sai seda petist ja siis ma ka pärast võtat ikkagi kuulsin nagu kriitikat, et ei, et seda oleks võinud ikka Laine, oleks võinud ikka petisele minna, mitte nagu noorem inimene, aga tegelikult ju statistika ütleb, et kõik lähevad, on ju, nii noored kui vanad. Et kus sa siis vabal ajal hängid? Kodus. Tegelikult ma ikkagi käin kodust palju just väljas selle mõttega, et sa ei saa kirjutada maailmast, kui sa istud ainult kodus, on ju. Et õnneks, et ma elan ise Nõmmel ja see Nõmme keskkond ja see väikse Morna linnakeskkond on üpris sarnased, aga see sama Tinderi tükk näiteks, selle tegevuskohad on kõik mingid klubid, baarid, lokaalid, on ju, selline elav Tallinna ööelu ja siis, kui ma seda kirjutasin talvel, siis ma küll tundsin, et ma käisin ikkagi nagu rohkem väljas kui muidu, just vaatamas, et kuidas inimesed nagu
pilgud ristuvad on ju baaris, et võib-olla ma ise istun seal nurgas, aga ma ikkagi tahtsin nagu seda tunnetust, et mis see on, kuidas seda tehakse. Ja siis ma ikkagi käin vaatamas. See tundub natuke ka selline ajakirjaniku töö nagu taustal, et sa käid ja vaatad ja kuulad ja võib-olla, ma ei tea, kui sa sõidad ühistranspordis, äkki sa paned isegi mingeid tsitaate kirja või kuidas need tsitaadid sul tulevad? Et ma väga siuke kirja pani ei ole, aga ja ikka jah, noh, et mul ju ongi väga palju sellist dokumentaalset teatrit ja noh, ka see õnne on ju veidi dokumentaalne. Eesti elu. Kas sina oledki Õnne 13 õnne saladus? Ei, kindlasti mitte. Ma arvan, et tegelikult saladus on meie näitlejad ja meie produtsendid, kes väga hoolega hoiavad silma peale, et kõik oleks ikka õige ja üldse kogu see meeskond. Kuna ma olen vabakutseline, siis ma olen töötanud väga paljudes erinevates meeskondades. Alati on uued väljatoojad, uued rahastajad, uued tellijad, lavastajad, näitlejad, noh, pidevalt on uus tiim on ju, umbes nagu asendusõpetaja käib koolist kooli ja alati on uus õppealajuhataja. Ja tänu sellele ma oskan väga hästi võrrelda seda, et millised on üldse need töökeskkonnad, et vahel ikkagi läheb päris teravaks olemine, aga selle taustal ma oskan öelda, et Õnne 13 ja kogu see Pekk ja Raivo Suviste on ikkagi tõeline oaas, et kõik on nii toredad, rahulikud, kallistavad mind alati, kui ma näen neid koosolekule, lähen astun kontorisse sisse, siis nad kutsuvad mind Koidulaks, Ootsau, Koidula, mul kohe kallistatakse, süda sulab kohe. Koidulaks, Liidia Koidulaks. No nad viskavad nalja, et ju nad teavad 2 naiskirjanikku mind ja Koidula. Ma ei tea, võt küsige neilt, miks nad nii ütlevad. Aga selles mõttes, et tõesti on väga nagu armas ja tore ja toetav ja samas ka nagu selline nõudlik keskkond, et me ei lase läbi mingeid poolikuid mõtteid, et me ikkagi vaidleme omavahel läbi. Režissöör Ain Prosa on, mina olen naine, on ju, Ain on mees, Ain on must veidi vanem ja me oleme ka väga selliste erinevate nagu maailmavaateliste seisukohtadega, mis tõttu, et iga uus teema, nagu just see, et kuidas tegelased reageerivad mingi asja peale. Kui on mingid teravamad teemad, mingid, ma ei tea, mingid koduvägivalla teema näiteks või mingid poliitilised teemad, siis me vaidleme nagu lõpuni Ainiga läbi selle, et noh, erinevate karakteri poole pealt, et noh, mina ütlen, ei, see teeks nii ja siis Ain vastu, ei ole usutav, ükski mees ei ütle nii. Ja siis ma toon talle alati näiteid erinevatest meestest, kes on nii öelnud. Ja selles mõttes, et see ikkagi on nagu selline tõsine töö. Aga kuidas see käib? See kirjutad stsenaariumi valmis. Kas see läheb siis kohe töösse või keegi vaatab seda üle ja lisab mõtteid ka sinna? Produtsent või tähendab, produtsendid tegelikult valmis stsenaariumeid nii väga ei loe. Prosa loeb, režissöör ja ka režissööri assistent Kadri Kask, kes on ka seal loomingulises tiimis ja väga nagu mõtleb kaasa. Siis me arutame, teeme vajadusel ümber, mõnda osa ma teen 8 korda ümber, see eelmine hooaeg oli niimoodi, aga pigem on see 1-2 korda. Miks sa nii palju ümber pidid tegema? Ei, see oli lihtsalt aastavahetuse osa, kus oli väga palju liikuvaid osi, palju kuulsaid inimesi ja keerulised võttekohad ja nii edasi, aga pigem on see 1-2 korda, käime üle ja siis ikkagi vajadusel muudame, tihti peab kärpima, ma olen selline, ma ei saa pidama, kui ma kirjutama hakkan ja siis ta läheb töösse. Sa tõid välja aastavahetuse osa, seal oli ju Vanilla Ninja, ma tahtsingi selle kohta küsida, see Eurovisioon on ära olnud selleks ajaks, kui see saade meil eetrisse läheb, aga ennusta, kas Vanilla Ninja läheb Eurovisioonil hästi? Mulle väga meeldib see laul, see kummitab mul kogu aeg, ta on siuke kummitav laul, selles mõttes täiesti selline kõrvauss, aga ma arvan, et see on veidi liiga hea Eurovisiooni jaoks, et ma ei usu, et nad selle ära võidavad. Kas nad edasi saavad aga finaali? Edasi, miks mitte, et see kogu see jutt, et nad jäävad viimaseks, see on ikka nii, ma ei tea, nagu ikka ei saa kunagi võita, vaata naised, et et teevad nüüd bändi mingid inimesed, kes ei ole 15, et mis nüüd saab. Kellel on lapsed. Oh my god, lapsed. et
Ma väga usun neisse, nad on väga professionaalsed, nad on super toredad ja miks nad ei peaks võitma või noh, selles mõttes edasi, miks nad võita ei võiks sama. See on nii juhuslik, vaata, et mis meeldib massidele, et see on nii kui need mingid moed ja sellised vairaliks minevad lood on ja vahel ma kuulan ikka neid lugusid, mis on niimoodi, et mis on nagu see praeguse hetke, see suurem lugu ja lihtsalt ma ei saa aru, ma lihtsalt ei saa aru, mida. Et ja siis samas on midagi, mis on imeilus ja mis ei jõua kuskile. Noh, YouTube on täis imeilusaid laule, millel on 80 kuulamist. Olen minagi neid kirjutanud. Ja samas on nii palju nagu nii, noh, ma ise kuulan väga palju muusikat just nagu läbi sõnade, kuna ma olen ise kirjanik. Ja tihtipeale nii, et on mingi laul, mis on hästi kuulus ja ma kuulan seda teksti, mõtlen, seal on sõnakordused, nagu saatke mul, ma teen korda või noh, rääkivate sellest, et sõnakordused, vaid seal on nagu asesõnade kordused, nagu see ja see ja see on no, 5 korda, on ju. Laul on niigi lühike, kuidas te siis jätate sinna korduseid? Või nagu, et mingi või kuidagi või nagu kuidas siis on ju. Et väga palju ka sellist loppa nagu läheb lendu. Et selles mõttes ma arvan, et see ei ole nagu maailma kõige hullem asi, kui su teos ei lähe niimoodi lendu. Kermo mulle väga meeldib. Kermo on niimoodi okei. Kermol tuli täna uus laul välja muide. Oled juba kuulnud? Seda ei ole, aga me kõik sureme, see mul mängib tihti, kui mul paha tuju on. Kuulasin täna hommikul teel siia Kermo uut laulu. Kermo käis meil õnnest läbi, ta mitte küll ise ei käinud, aga me rääkisime tast. Nii et ma olen suur Eesti hip-hopi fänn, ma kuulen pidevalt Eesti hip-hopi ja nii palju, kui ma saan neid räppareid õnnest, siis ma toon nad kõik. Sellest tuli isegi vist TikTokis Kermo jagas, et ta oli õnne 13, siis oli ka mingi arutelu, et issand, kas ikka sobib, aga pagan, Kermo murelit kuulatakse. Me ei saa nüüd seda ju sellest mööda vaadata. Rääkimata sellest, et kui te loete ta intervjuusid, siis ta ema on emakeele õpetaja ja tegelikult tal on ikkagi väga ilusti kõik läbi mõeldud ja ta tekstid on väga, seal ei ole selliseid asesõnade kordusi on ju, et minu poeedi kõrv kohe nagu nurru. Aga seal on palju mahlaseid täiendeid. Noh, sa mõtled ropendamist on ju. Ma arvan, et ropendamisega on ka see asi, et õnnes näiteks me eriti ei ropenda, sest õnnes üks asi, mida me hoiame nagu mõtteis on see, et me oleme eetris laupäeva õhtul 8:30 ja veel pühapäeva hommikul vara ja see on selline aeg, kui lapsed on üleval ja me tahame, et see oleks siuke saade, et sa ei pea telekat kinni panema, kui sul lapsed on toas. Sa tead, et see võib mängida. Mul on endal väiksed lapsed ja ma tean, et on nagu saateid, kus ma pean kogu aeg edasi kerima, kui on mingid paljastseenid, ma ei taha, et mu lapsed näevad neid on ju. Või noh, mingid õudsad kohad nagu, noh mingid, et mis tekitab 6-aastase luupainajaid, mingid telekas on täis neid on ju ja neid tuleb ka nagu päeval või nagu ma ei tea, kell 7 õhtul, kui laps on üleval ja näeb seda mingit CSI ja mis iganes teosed. Ja selles mõttes õnne on koht, mida sa ei pea nagu häält maha panema või edasi kerima, kui sul laps on toas, et seal ei ole selliseid asju on ju. Aga mingi noore kuti räpp ei ole nagu mõeldud laste kõrvadele ja ma arvan, et kus veel nautida eesti keele ilu, kui seal on ju, et see on jumala okei. Ja kui sa viid oma lapsed Kermo Mureli kontserdile ja kuuluvad roppusi, siis see on nagu sinu probleem. Et see on ikkagi, küsimus on ajas ja kohas on ju. Mina olen oma luules ikkagi palju ropendanud, nooremana muidugi rohkem. Need raamatud, mis ma kirjutasin 19-20 aastaselt, muidugi ma ropendasin seal. Ja ma ikkagi sain nagu natuke pragada ka ja mul oli jumala suva, sest ma olin 19-aastane kunstnik on ju, kui sa nagu siis ei mässa, no just, kui sa siis nii ei ütle, nagu millal sa veel ütled. Nüüd ma teen nii, et kui ma käin koolides esinemas, ma loen neid vanemaid luuletusi ja siis ma need ropud sõnad kuidagi jooksvalt, kas panen mingi teise on ju, ma ei tea, perse asemel ütlen mis iganes tagumik on ju. Ja ise samal ajal mõtlen, on see ikka õige, et tegelikult need noored vahetunnis saadavad kõik sinna, kust meie tulnud oleme. Lisaks sellele, et vaata, et saada noor inimene erutuma luulest, on ju, siis kasutage jumala eest kõiki sõnu, mis olemas on. Eestikeelsed ilusad sõnad. Just. Sa mainisid, et sa oled kirjutanud laule, ilusaid laule, mida on kuulatud 80 korda. Räägime nüüd, kellele sa neid laule oled kirjutanud ja miks need ei levinud? Liiga vähe roppusi või? Et ei tea, jah.
ma arvan, et see on kõik, ongi lihtsalt selline loterii küsimus. Mul on üks sõbranna, kes oskab imehästi laulda ja kellest ei saanud kunagi lauljat, ta läks päris tööle, ja ma olen alati nagu mõelnud, et miks see nii on, et et kui kohutavalt raske on tegelikult muusikuna läbi nendest 1000 sõelast ujuda ja tõusta pinnale. Ma arvan, et tegelikult üks ei ole halvem kui teine, et võib-olla nagu need, kellest ei jõua kuskile, kes ei, või natuke on lauljad, aga ei saa superstaariks. Temale siis kirjutasidki laule või? Sõbrannale ja olen laule kirjutanud, aga olen ka Koit Toomele ka või? Ei, aga Mikk Saarele on kirjutanud laule, aga Mikk Saare laule muidugi kuulatakse päris palju. mitte 80 korda. Issand, sa kirjutad kõike, Andra, laule, luulet, telet, raamatut, täiesti hullar ju. Mõnes mõttes see on ju kõik sama, vaata. Laul on ju luuletus, eks ole. Seal on küll oma sellised asjad, mis sa pead õppima. Lahtised vokaalid ja S-tähed ei meeldi heliloojatele ja nii on ju. Mingi selline värk ei meeldi, nagu sõna värk ei meeldi heliloojatele, aga kui sa selle selgeks saad, siis on ikkagi lõpuks on ju sõnad, on ju, kõik. Väga lahe, aga kui me võtame nüüd selle Õnne 13 teema kokku, siis 12 hooaega oled teinud, 12 aastat oled teinud. Kas stiilne oleks lõpetada Õnne 13 aastal või paned edasi? Ma kirjutan seda hea meelega. Ma arvan, et ma kirjutan seda, kuni nad tahavad, et ma kirjutan seda. Kui produtsendid peaks tahtma, et keegi võtab üle, siis ma täiesti mõistan seda, sest ma ei saa nagu, inimene ei saa nagu 100 aastat või nagu terve elu teha ühte asja, on ju. Hetkel mul on mulje, et meil on kõik hästi, et ma võiks seda edasi teha ja ma olen nagu iga aasta lähengi selle mõttega. Et vaatame, kuidas läheb, et kui mulle veel meeldib ja vaatajatele meeldib ja tegijatele meeldib, siis teeme edasi. Ja kui ühel hetkel selgub, et ma ei jätka sellega, ma olen nagu täiesti veendunud, et Õnne 13 elab meid kõik üle ja selles mõttes, et tulevad uued autorid, tulevad ka uued näitlejad, eks ole, et jäävad see läks nii jube. Vanad jäävad vanemaks, noored kasvavad peale. Ei me ju jooksvad, kogu aeg toome neid uusi sisse, et vaata ja harjuks nendega. Alma ja Laine ei saa kunagi kaduda. Alma ja Laine muidugi mitte. Aga... Kumb sa ise loomult rohkem oled, kas Alma või Laine? 100% Laine. Käid ikka Lepikus Alma juures väikesti nuntsi ostmas? 100% mitte. Puskarit ma ei joo, pange see pealkirjaks. Aga ütleme nii, et selline plähmerdis või selline, et väga nagu filtrit ei ole ees, see vibe küll. Ma samastun Lainega rohkem. Almat kirjutades ma pean alati nagu hoolega mõtlema, mida Alma ütleks. Lainet ma kirjutan nii, et ma lihtsalt ütlen nagu midagi võimalikult hullu. Et lihtsalt nagu ütlen, on ju. Aga sellest pole ka midagi, sest kirjanikuna sa pead kirjutama väga erinevaid tegelasi, et vahel ikka kritiseeritakse, et eriti kui ma olin 24 ja läksin õnnesse, siis oli nagu küsimus, et oi, et 24-aastane Tallinna mingi neiu, et kuidas tema nüüd kirjutab nagu maalt või väiksest linnast pärit vanemaid inimesi, on ju, näiteks mingid talunikke, mingid uuevaariku rahvast. Ja siis sa olid näita neile, Andra. Ei, siis ma ise väga enda jaoks mõtlesin seda, et kui ma tohiks kirjutada ainult 24-aastastest tallinlastest, siis see oleks super sigav, et ma olen ikkagi nii palju kirjutanud oma elus nii paljudest erinevatest inimestest, ehitajatest ja keemikutest, teadlastest, on ju, ajalooliseid lugusid, noortest, vanadest ja kirjanikuna sa pead suutma teha seda, sest muidu sa oled üks neist kirjanikest, kes ainult nagu heietab iseendas. Selliseid kirjanikke on ka, on ju. Aga ega nad minu meelest väga kaugele ei sõua, et sa võid ju ühe raamatu kirjutada enda elust, on ju, mina vormis, mina noor naine Tallinnas. See tundub nii igav. No just, aga isegi selles raamatus peab ju olema veel tegelasi, et sa pead suutma võimalikult erinevaid tegelasi, et saada võimalikult erinevaid lugejaid. Just. Ma loen ka ette ühe katkendi, et ma lugesin Müürilehte, mis on minu puhul väga haruldane. Ja lugesin katkendit siin uuest raamatust, näe, selles majas ma ju elasin. Ja siis sa kirjutad seal. Ja kohe samal hetkel variseb maakera tükkideks ja nutt tuleb peale. Kurat, see on ikka nii vastik tunne, kui sa teed tõesti südamiga kirjutad terve elu lapsest saati surmani välja ja ei midagi. Ei sind auhinnata, ei isegi nomineerita. Äkki ma olengi siit kirjanik, tõenäoliselt olen.
peaks päris tööle minema. Kas sa mõtled, mida sa ütled siin? Jah, see auhindade asi, see on ikka väga hull kirjanikul, et ma just ma olen ise Eesti Naiskirjanduse Seltsi juhatuse liige ja me just lõpetasime naiskirjanduse auhinna jagamist, mis on selles kultuuri või nagu vähemalt kirjanikke puudutavate auhindade hooaja viimane. Ja siis, kui me saime selle jagatud Berit Petolaile, siis ma ise, kes ma olin ka ju nomineeritud sinna, ma olin lihtsalt nii õnnelik, et see auhindade hooaeg läbi sai ja ma rääkisin kõigile, et halleluuja, nüüd järgmise aasta veebruarini on rahumajas, on ju. See auhindamine, see on nagu jah, keerukas asi, et mina ei ole eriti saanud auhindu, ma olen kunagi on mind nomineeritud mingite asjadega, ma olen üpris vähe neid saanud, kuigi aastaid olin ma ainus naine Eestis, kes on saanud teatriauhinna originaalse näidendi eest. Mida see ühiskonna kohta ütleb? Nüüd see aasta sai Merle Karusoo teise naisena, nii et ma ei tea, üldse on ju, et Merle Karusoo saab nagu 10 aastat pärast mind, see näitab, kui logisev see süsteem on, et see ilmselgelt ei ole mingi paremusjärjestus, seal on väga palju küsimusi, kellele, kes on žüriides, kellele sa meeldid, kellele sa ei meeldi. Mitte, et ma nüüd ütleks, et ma tunnen, et ma pean kõik auhinnad saama. Ma lihtsalt ütlen, et ma tunnen väga hästi seda valu, mida kirjanikud tunnevad, kui nad on ju ei saa. Kuna ma olen ise seotud selle naiskirjanduse auhinnaga, siis ka mitmed naiskirjanikud on mult küsinud nagu väga kurvalt, et mis ma siis tegema pean, et miks mind ei nomineeritud, et mul eelmine aasta tuli raamat välja, see oli väga hea ja ma olen nõus, et see oli väga hea ja ma ei oska nagu vastata, sest et esiteks ma ei ole žüriis ja et see ongi nagu juhuslik, aga samas see on loojale nii tähtis, et kõik tahavad on ju seda, andke mulle karikas ja lilled ja tehke pilti ja hunnik raha tasuta kotiga, et kõigil on seda vaja ja kõik ootavad seda. Mind õnneks lohutab see, et ma saan nagu mujalt oma lilli, et teatris on väga hea, et ikkagi teed jälle selle tüki ära, siis on esikas, saab lavale, kõik on tore, kõik kiidavad, et seda, kuna mul tuleb iga aasta mitu tükki välja, siis ma toidan ära need janud endal, aga aga see kirjaniku nagu see kahtlus endas, ma arvan, et sellest on tore, kui inimesed räägivad ausalt. Selleks ma kirjutasin selle peatüki sinna raamatusse. Ma lugesin ja reitesin, ma kirjutasin esimese raamatu 2020 ja siis oli nagu vaikus ja siis üks hetk ma nagu töötasin teise käsikirja kallal ja siis mu ülemus peatoimetaja Martin Šmutov saadab mulle screenshoti Päevalehest, kus on siis president Kersti Kaljulaid järjestanud oma lemmikraamatud ja seal oli mingi teisel kohal oli Kivirähku mees, kes teadis ussisõnu ja esimesel oli minu ümber ahju paremale. Mul oli mingi, nagu miks te teete mu üle nalja, et miks te mingi photoshopite ja siis see oli päris ja siis nagu esimest korda nagu just kirjanikuna, mitte ajakirjanikuna selline tähelepanu, et tõmbas ikka kaitsmed ossama küll ja ülihea meel oli. No muidugi, ongi, selles mõttes, et keegi märkab. Kui sa ei tahaks seda vaata, siis sa ei avaldaks või sa ei teeks seda. Tore, kui märgatakse. Ja. Mina olen muidugi nii vana, ma olen industris nii kaua olnud, et ma olen nagu veidi kasvatanud seda koorikut peale endale, et ma saan ise aru, et kui mingisugune komisjon kuidagi solvavalt vastab mulle, et me ei suutnud uues näidendis tuvastada ühtegi head karakteritega mõtet, siis ma saan nagu aru, et ma suudan ise endale mõelda või nagu öelda seda, et see on okei, sest et ma tean, mis mu näidend ja mis mina olen väärt. On ju. Lisaks sellele näidenditega on alati see, et see läbib selle lavastaja ja teatri ja üldse selle filtri, et kas et lõpuks nagu küsimus on, et kas seda tehakse või ei tehta, kas inimesed tulevad vaatama või ei tule, et see on nagu see kvaliteedimärk. Aga jah, kogu see komisjonide asi, see on ikkagi väga keeruline, et sa lähed nagu lapsuke jälle sinna õpetajate ette, et palun, kas te annate või te ei anna. Ja ma arvan, et seda võiks kuidagi väärikamalt teha, et natuke nagu vähem ikkagi nagu usitada ja solvata Eesti kultuuris. Et... On seda siis või? Ikka on, aga ma arvan, et seda on igal pool. Et... Kas Eesti kirjandus on meeskirjanike poole kaldu? Ma küsin teades vastust tegelikult.
ta on selles mõttes, et kirjanikke on küll enam-vähem võrdselt nii mehi kui naisi, aga see, mis võimalused, mis auhindamised, kuidas ikkagi nagu see kaanon on ju, et kui näiteks tihtipeale ma näen inimesi, kes kurdavad, et oi, et sain oma lapse mingi keskkooli kohustusliku kirjanduse nimekirja kätte, seal on Eesti kirjanikest 20 meest, 1 naine on ju. Ja just selles mõttes ta ikkagi muidugi on kaldu, loomulikult on kui kaldu. Sa vaatad ka näiteks Kirjanike Liidu romaanivõistluse võitjaid, seal on ka väga palju mehi, väga vähe naisi. Et mis värk sellega on? Tegelikult naised oskavad ju väga-väga hästi kirjutada. Ja, jälle vaata see romaanivõistlusel ma ei ole kunagi osalenud. Kui ma kirjutasin romaani, siis mu hea sõber Piret Jaaks kirjutas samal ajal romaani. Ja tema just ütles, et ma kirjutan kiiresti, mul on vaja tähtajaks valmis saada, ma panen romaanivõistlusele. Ja ma kohe mõtlesin, et Piret, miks? Ei, don't do it! Sest kui ma olen 20 aastat olnud kirjanik, kes kirjutab romaani, siis mul ei ole vaja nagu mingit komisjoni, kes ütleb mulle, et mis see on, sest ma tean, mis see on. Ja see väärtus tuleb selles, et kirjastaja annab selle välja, loevad, kõigile meeldib, kõik on tore, ma saan palju kirju, et miks on see komisjon seal vahel veel. Ma saan aru, kui sa oled väga algaja, kellel ei ole neid võimalusi, et sind avaldatakse, siis palun, aga jah, ma ise on nii palju nende komisjonide käest võtti saanud, et ma ikkagi sa ei taha enam konkursitel osaleda. Nagu eemale hoida, jah. Aga Nüüd sa oled ju Eesti Naiskirjanduse Seltsi esinaine. Ei, juhatuse liige, meid on seal 3 juhatuses. Kätlin Kalba, mina ja Krista Ojasaar ja esinaist meil pole. Mis selle seltsi missioon on? Selle seltsi missioon on koondada naiskirjanikke, korraldada üritusi, levitada infot ja anda välja auhinda. Koondada ehk siis kokku koguda, mitte koondada, jah? Just, kas ma jah, võt eesti keele ilu. Et kogu see selts algas sellest, et me otsustasime, et hakkaks tegema naiskirjanduse seminari suvel. Ja seal esimesel seminaril, see oli 2 aastat tagasi, see aasta tuleb ju 3. seminar, tekkis mõte, et tuleks hakata auhinda andma, kuna kõik auhinnad lähevad nagu nii meestele. Ja siis pärast seminari Kätlin Kaldma kirjutas sellest Sirbis ja tema poole pöördus Aive Meerits, investor, kes ütles, et teeme ära, et tema poolt tuleb toetus, meie poolt kõik muu. Ja siis oli lihtsalt vaja seda keha, kus all need rahad saaksid liikuda, mistõttu me siis tegime selle ametliku seltsi MTÜ ja kõik ära. Ja see ongi kõik, et see selts, ma arvan, on väga vajalik, et oleks mingi ametlikum, natukene võimsam hääl, millega me saame nagu sõna võtta. Oleks koht, kus me saaks kutsuda teisi naiskirjanikke. Meil oli naistepäeval väga lahe naiskirjanduse gala. Mulle väga meeldib see, et kõigist põlvkondadest on meil liikmeid. Meil on Maimu Berg, on ju, ja Eva Park, kes ja Merka ja siis meil on Johanna Roos, on ju, kes on debütant ja täiesti noored, kes alles tulevad, Enelis Notton. Et kui mina olin 16, 17, 18 ja nagu sisenesin Eesti kirjandusse, siis ma õudselt tahtsin, et oleks mõni vanem naiskirjanik või mingi selline tegija. Ühelt poolt jah, mentor, aga kes üldse nagu võtaks mind õlmale, ütleks, kui mingi asi on ebauus või kuidagi mind liiga halvasti koheldakse ja mind aitaks. Ja üks väheseid, kes ta tegi, oli Liisi Ojamaa, kes tõesti nagu ütles mulle, et kui midagi on, helista, on ju. Ja Liisi väga palju võttis mind oma õlma all, aga Liisi kahjuks suri juba mõnda aega tagasi. Ja see, et me praegu teeme seda, et meil on noored koos, vanad, kõik need naised ja kõik nad on totaalselt feministid. Et see on tegelikult väga tore näha, et see feminism ei ole mingi siuke asi, mille mina või sina nagu kuskilt välismaalt kotiga tõime, vaid meil seal naiskirjanduse seminaril läks nagu ütlemiseks, et kes oli esimene feministlik kirjanik Eestis, et see Maimu arvas, et tema, Merka tõstis käe seal, siis oli Elo Viiding hoopis, kes arvas, et võib-olla hoopis tema, et see on nii lahe, et on koht, kus seda teha kõike. Kas mina saan liikmeks? Muidugi. Kuidas ma pean tegutsema, et saada liikmeks? Ma ei ole küll esifeminist, aga president Kaljulaid ütles, et minu raamatu peategelane vanem mees on räige feminist.
ma arvan, et sa pead taotluse tegema ja tulema seminarile ja ongi kõik. Pärast saadet teeme ära Just. taotluse. Muidugi. Sa inspireerusid Õnne 13 sarjast nõnda, et mul on siin laua peal raamat Murnalapsed, mille sa mulle saatsid 2020 ja mille ma nüüd suutsin ära lugeda, palun vabandust. Nüüd lugesin ära ja no täiega meeldis see noortekeeles POV. Point of view, et mulle meeldis, et need lapsed käisid seal hotellikatusel, sõid krõpsu, tegid salaja suitsu, siis hakkasid menetlema ja siis kõik need võõrsõnad, mida Alice teab tänu sellele, et ta vanemad kaklesid. Et siis tulid need nagu konteksti, et see on kuidagi nii äge ja eluline. Jah, selle raamatu ma kirjutasin siis, kui mu esimene laps sündis. Kevad 2002 ma tahaks öelda, kui algas meil koroona eriolukord ja see eriolukord on ainus kord maailma ajaloos, kui õnnevõtted on katkenud, et me pidime tegelikult filmima veel mõned osad hooaja lõpus, aga ei saanud, sest oli see viibimise keeld, et meid on nii palju võttel, vaata näitlejad, helimehed on ju valgustajad, et me ületasime, mis iganes see number siis oli, et mingi 6 inimest tohtis vist koos olla. 2-meetriste vahedega. Ja, et me ei saanud enam võtta. Ja siis mul jäi nagu vaba aega, et ma olin arvestanud, et ma kirjutan ikkagi õnnet veel kuukese pärast lapse sündi, aga kuna kõik pandi kinni, siis mul need õnnemõtted veel olid peas ja siis mul tuli lupsti see raamat hoopis. Lupsti? Jah, et see on sellise magava beebi kõrvalt kirjutatud kevadel niimoodi kuu ajaga umbes. Kuu ajaga raamat. Mis loom sa veel oled? Palju sa kirjutad siis? Palju te siin Õhtulehes kirjutate? Õhtulehes, no artiklid on ruttu, aga no, see on ikka korralik teos ju. Kuu ajaga. No ma kirjutan, kui mul on mõne näidendi või raamatu tähtajaks, ma olen avastanud, et selline hea tööpäev on 10 000 tähemärki päevas. No see ei ole nii närvesööv tegelikult. Mõni siis... pikk intervjuu 20 000 lehes. Ja siis nii ongi. Et iga päev teed ja lõpuks on valmis. Distsipliin peab olema ikka. Aga see on jah siuke huvitav raamat, et seal on jah see suitsu tegemine. Üks poiss teeb seal suitsu. Ja siis mul on ikka mõned õpetajad öelnud, et oi, et kinkisime oma klassile need raamatud ja siis tuli välja. Et seal on üks tegelane, kes teeb suitsu. No. Aga samas seal kohe öeldakse... Sa pidanud kirjutama, et teeb veipi, oleks moodsam olnud, poleks õpetajad kaevanud. Siis veel polnud seda veipimist nii väga vist 6 aastat tagasi. Aga muidu see on selline armas raamat, et see on selline nagu vanaemade ja laste äkki ühendav raamat, vaata. Et lapsed lähevad suveks vanaema juurde maale, siis vanaema ka teab, et kes need tegelased on. See on nii naljakas, et kui kirjanik nagu peegeldab, mis tegelikult ühiskonnas tehakse ja siis just kui kirjanik saab selle eest pähe, et poisid teevad salaja suitsu, aga nagu vaadake koolides ja igal pool ringi, et toimubki ju see. Just, nii ongi. Päris elu. Aga sul endal on 3 poeg ja 6 tütar. Ja siin raamatus me ei saa ka värskelt EOK presidendi ametist kahjuks lahti saanud Kersti Kaljulaidist mööda vaadata, sest siin raamatus siis Alice'i õele ema paneb nimeks Kersti ja kuna ema on esifeminist, siis see on Eesti esimese naispresidendi järgi. No näed. Kas sina ei tahtnud tütrele Kersti nimeks panna? No Margaret on ka päris feministlik nimi, ma ütleks. Kas ta on Briti kuninganna õe järgi? Aha. No selles mõttes Eesti pärast, aga no ikka Thatcher ja Mitchell ja Princess ja neid Margaret on ikkagi mitmeid, kes on sellised tugevad. Kersti on ka tore nimi, aga see, nojah, et esimene naispresident on ju, see tundub nagu nii ammu praegu, selles mõttes, et juba ei ole enam naispresident. Kirjanike liidus on ka kuidagi siuke asi, et meil on praegu naisesinaine ja Maarja Kangro on ju. Ja siis tihti peale nagu meeskirjanikud vihjavad, et no mida te nutate, et te saite oma naise vaata pukki. Ja ma alati mõtlen selle peale, et 100 aastat on olnud kirjanike liit olemas ja nüüd meil on üks naine on ju juht ja tõenäoliselt pärast teda tuleb veel 100 aastat mehi. Et see on kuidagi nii veider, kuidas nagu soov võrdõiguslikkuse järele
lepib nii vähesega, ta lepib nagu nii vähesega, et praegu tulevad ju presidendivalimised see aasta. Ma tahaks, et nüüd tuleb jälle naispresident, sellepärast, et meil oli naine, Kersti sai ametist vabaks, nüüd ta saab uuesti. Jälle üks naine tulla, kas Kersti või ükskõik kes, aga see on ikkagi nagu, et koguda seda kogu infot, kõik need õnned ja kõik need sellised nagu kuidas ma ütlen, need teosed, mis peavad sellist nagu päevapoliitikat silmas pidama, nende jaoks ma väga palju vaatan selliseid vestlussaateid või poliitikasaateid nii Eestis kui ka välismaalt. Mehed omavahel räägivad. Ja see on ikka totaalne mingi meestemaa on ju, ja siis seal on heal juhul on nagu üks naine vahel ja see on nii kurb, sellepärast, et seda, vaata, minu lapsed näevad, et ikkagi naised on, ma ei tea, kuskil kulbiga ja mehed siis on ülikonnad seljas, panevad nagu maailma paika. Kaljulaid ju ise rääkis, kui ta president oli, et üks suur asi, mis juhtus selle aja jooksul, kui ta oli president, oli see, et kui lastele öeldi, et joonista president, siis nad joonistasid kleidiga naise. Mitte see, et ütled, et joonista president, nad joonistavad mingi habemega mehe, on ju. Et lihtsalt nagu, vaata selleks ongi see esindatus nii tähtis üldse kultuuris ja meedias ja igal pool, on ju, et me näeks naisi erinevates rollides, et me näeks naisi tuletõrjujana ja näeks neid, ma ei tea, sõdurina ja mitte ainult nagu sõdurina, vaid ka mingisuguse Kaitseliidu nagu, või Kaitseväe või mis iganes nagu kõrgema inimesena, on ju, mingi strateegikuna ja ministrina ja igal pool, sest muidu lihtsalt lapsed vaatavadki telekast või üldse nagu maailmas ringi, et naised on ju nagu siinpool ja mehed siis nagu ajavad asju, et see on kindlasti üks põhjus, miks ma nii nagu endale armu andmatult nühin seda karjääriredelit, et näidata, et naised peavad ka nõudma endalt selliseid asju, et nad ikkagi oleksid edukad. Mitte, et piisab sellest, et 5 sekundit on ju midagi teed ja siis lähed nagu kööki tagasi. Huvitav, et aastal 2026 üldse me peame nagu sellest rääkima. Tõepoolest, päris kuradi huvitav. No ikka aga samas ikkagi, see on ikkagi nagu nii ilmselge, vaata. Ja ka kõigi nende mingite iibejuttude või kõik need seadused, mis puudutavad naisi. Mu lemmik pealkiri, kuidas saada naisi lapsi sünnitama. Nagu see ei ole nagu mingi ühepoolne asi või nagu mis mõttes. Et ühesõnaga, et sellega on ka see asi, et see on tavaliselt kamp mingid ülikonnas mehi, kes nagu arutavad neid asju. Kui sa vaatad Ameerikasse, nagu mingi kamp mingeid vorste ütlevad naistele, et keelame teile aborti teha ja nii edasi, et need on asjad, mis naisi puudutavad, aga ikka nagu mehed otsustavad neid. Et kindlasti ma ikkagi väga tahaks nagu, et sinu lapsed kasvaksid üles paremas ühiskonnas. Paremas maailmas, jah, muidugi. Aga teie elate Nõmmel. Kas teie pere ei igatseks elada Mornas, kus saavadki lapsed minna tädi Alma juurde ja Alma viskab pannkoogid valmis ja lööb hiire surnuks raamatuga? Minu lastel on väga vedanud, neil on neid Alma figuure palju. Meil on, esiteks, neil on mõlemad vanaemad, nii ema kui isa poolt. Mu ema ja mu ämm on väga suur osa mu laste elust. Aga mul on ka väga palju tädisid, täditütreid, vanatäditütreid. Ja ma just vaatasin, et käisin oma tütrega, sain oma tädidega kokku see nädal. Nii tore on näha, kuidas need erinevad põlvkonna naisi ikkagi nagu just võtavad 11 on ju õlma alla ja aitavad ja räägivad ja et mu tütar on osas, loomulikult mu poeg ka on ju, et see ei ole nagu ainult, see ei tähenda see, et sa nüüd feminist ja nüüd meeldib ainult tütar on ju. Lihtsalt mu poeg on veidi väiksem, et me käisime mingi suuremate üritusel. Et mõnes mõttes see Nõmme ikkagi on totaalne Morna. Ma just eile oli väga kiire päev, sõitsin ringi autoga, koosolekud, asjad, hirmus lärm ja siis jõudsin õhtul kell 5, nagu mingisugune 17:15 jõudsin koju Nõmmele, kui peaks olema tipptund Tallinnas ja siis ajasime naabrimehega juttu natuke, lapsed mängisid ja siis märkasime just, et terve see aeg, see 20 minti, mis me juttu ajasime, ükski auto ei sõitnud maja eest mööda. Et see vaikus oli no, nagu täielik Morna. Kõrvu lukustav on see vaikus meie juures. Et selles mõttes üks auto päevas on nagu suur asi, kui ta tuleb. No aga nüüd liigume siis Mornast Võru linna ja jätkame
järjejutuga. Järjejutt. Kullake, meie sinuga oleme siiski Konnatiigi koorekiht. Meil ei passi õhtul maakatega sinna alla käinud ööklubisse ronida. Sama küsimus oli tegelikult kogu nende tutvusringkonnal. Kõik nägid oma silmaga Ariana juures toimuvaid muutusi. Juba hämardus, ring sai täis, kerge väsimus tuli peale, Kristellal suusatamisest, Arianal sellest, et sõbranna oli tema meest sellise pilguga telefonist vaadanud. Ma ei tea, kas ma tahan seda näha. Isegi praegust elu ei tahtnud Kristella vahel vaadata. Siis sa just peaksid. Dubai litsid ka kohal, mõmises üks eriti jokis tüüp ja haakis ennast ta Marati dressipükste kummi külge. Kristella hoidis. Ariana vaatas pealt, kuidas Kristella ja Raivo tugitooli ees surnud vanaemaga rääkisid ja tema tuju läks aina halvemaks. Ariana Kristella vanaema vaimu ei näinud ja üldse hakkas tripp ära vajuma. Hallotsinogeenidega oli tal alati see jama olnud, et hea reis tuleb ainult siis, kui kõik tingimused on ideaalsed. Kõik tingimused. Keskkond, seltskond, sisemus, välimus. Matteo andis talle esimest korda oma luuluteed juua, kui nad kahekesi ühe vanalinna vaatega viimase korruse hotellis sviidi võtsid. Toas kõik tuled ära kustutasid ja aknast vilkuvate tulede meri neile peale voolas. Sadama pool olid kollased kõrged kraanad, mis nagu konstruktorid tükkideks lahti tulid ja tähtede vahel ringi lendasid. Toas voolas ringi pehme prantsuse lounge muusika, Matteo silitas õrnalt Ariana käsi ja jalgu ja selga ja kõhtu. Siis vaatas Matteo Arianale sügavalt silma, nagu hakkaks ta armastust avaldama. Esimest korda armastust avaldama, nagu tahaks ta midagi öelda. Midagi, mis nende mõlema elu ära muudab ja nad üle viimase rahulduse nuki aitab. Arianal oli täpselt selline tunne, et igavene õnn ootab kohe nurga taga. Mine ja ainult nopida ära. Aga Matteo ei öelnud ega öelnud. Ainult voolis huultega hääletuid sõnu, millest Ariana midagi aru ei saanud. Nii et Ariana ütles ise vaikuse murdmiseks esimese asja, mis tal pähe tuli. Kui need kraanad praegu minema lendavad, siis kuidas me nad hommikul õigel kohale tagasi saame? Matteo naeratas ja suudles teda ja siis käisid nad korda mööda marmorist vannitoas oksal. Aga nüüd lollakas Raivo ja tohlakas kolka vaib ja vastik kopitanud tolmu hais ja mis veel hullem, Kristella vanaema vaim, kes ennast ainult Kristellale näitas, mitte Arianale. Kuigi ilmselgelt ei olnud Kristellal vaimsusest haisugi, tal ei saanudki olla. Ta oli kogu elu olnud nii lihtne ja labane, et ei tea, kas nutta või naerda. Sa võid ju võtta maatüdruku ja ta firma riietesse panna, toppida pähe pikendused ja küüntele keellaki ja huultesse fillerid ja kulmudesse kemikaalid, ripsmetele volüümid ja sügavale rinna sisse, päris südame ja hinge kõrvale, maitsekalt väiksed B-suuruses silikoonid, aga sa ei saa teda vaimseks. Ja see ärritas Arianat. Ja veel rohkem ärritas teda, et iga hetkega sai aina selgemaks, luud on sellest kapi alla kukkumisest vist ikkagi katki. Täpsemini reieluu, jalg valutas. Mitte nii palju, kui oleks ilma tripita, ilma tee joomiseta, täiesti kainelt valutanud, siis oleks Ariana karjunud nagu poegiv lehm, aga ikkagi piisavalt. Raivo, kuule, ütles nüüd Ariana ja üldse mitte kõrgilt, vaid päris vaikselt. Raivo kohe ei vastanud. Tuba oli pime ja silme ees virvendas, nii et Ariana pidi mitu korda pilgutama ja ringi vaatama, enne kui silm seletama hakkas, et helepruuni diivani peal, mida kaunistas tumepruun päevatekk, mille kõrval rippus punakas pruun, hirvedega seinavaip, mille kohal kõrgus männikoore pruunide silmedega Ilvese topis, et seal pruunil maal oli veel üks pruun kogu. Pruunide maratitega Kristella, kes oli kaksi ratsi Raivole otsa roninud ja nüüd mehega ameles. Issand jumala ameles, hakkas Ariana endale ootamatult olukorda jutustaja häälega kirjeldama. See läks aga kohe üle ja siis ta juba möllises, nagu möllisevad naised oma kõige paremate ja kõige vanemate sõbrannadega, ainult kõige lähedasemate inimestega. Kuradi tõhk, mis sul viga on, mida sa ameled selle lolli traktoristiga, mis su peas toimub, mis sa veel hullemat tolgust ei leidnud endale. Sa oled ikka rõve eit, Kristella, sa tälik debiilik, jäta Raivo kohe rahule. Raivo, tõmba välja, kurat, fucking Peeru Peetrit, kuradi, kas ta aru ei saa. Et mul on jalaluu katki. Kapp kukkus mulle otsa. Ma pean haiglasse minema. See töötas. Raivo pistis pea Kristella alt välja ja vaatas Arianale tõsiselt otsa, aga pikkade maamehe juhtmete tõttu võttis muidugi ilmatuma aja, enne kui ta vastas.
ma ei saa sõita, ma olen võtnud, ma jõin 3 õlut, mina rooli ei lähe. Ariana oleks võinud ta sealsamas maha lüüa. Kui sektsioon kapp juba ei vedeleks elementidega põrandal laiali, oleks Ariana võinud selle praegu Raivole pähe tõmmata. On värdjas ja juba nad suudlesid uuesti. Kutsuge siis kiirabi, nõudis Ariana. Raivo võttis keele Kristella suust jälle välja ja mõtles tükk aega. Siis naeratas sõbralikult, kratsis kukalt ja vastas. Ariana kullake, me oleme ju maal. Siin ei ole mingit kiirabi, isegi apteek pandi kinni, postkontorist rääkimata. Bravo! Nii lahe, kuidas sa kõrvutasid seda marmorpõrandatega hotelli ja siis kuidas sa rõhutasid, kui pruun seal kõik on, sest tibudele meeldib valge. See pruun tuli jah kuskilt, kes see ruitlane või kes see? Vadi vist hakkas seda pruuni sinna panema. Väga-väga põnev, eks siis ole näha, mis tüdrukutest edasi saab. Jaa, ma tahaks juba näha järgmist peatükki. Muidu Triinu Laan pani selle... Ütle nüüd, kes see Raivo pani Võru Murrakus rääkima, aga nagu ma aru saan, siis sina seda ei jätkanud translatori abiga. Ma ei oska jah, kuigi ma olen õppinud võro keelt kunagi Tartu Ülikoolis päris kaua, aga ei tulnud ikka. Oi kõneleja. Aga järgmiseks külalise küsimus. Külalise küsimus. Mis sealt märkmikust nüüd välja tuleb? Kusjuures tõesti, see ei ole nüüd nii krüptiline, nagu olid need eelnevad. Millises olukorras on sul kõige lihtsam kirjutada või siis see küsimus tagurpidi pööratuna, mis sind kõige rohkem kirjutades segab? Kõige lihtsam on mul kirjutada siis, kui ma tean, mida ma kirjutan. Tihtipeale pean ma kirjutama nii, et tähtaeg on kohe, aga ma veel täpselt ei tea. Ja kui ma veel olen näiteks magamata või väga väsinud, siis see on kohe, kõik on väga hästi raske. Aga ideaalne olukord on selline, et mul on hea mõte, ma olen välja maganud, kõik jätavad mu rahule ja hästi oluline on ka see, et paljud kirjanikud ütlevad, et peab olema väga vaikus, minul on vastupidi, mul hakkavad vaikuses kõrvad kumisema, ma kunagi ei kirjuta näiteks raamatukogudes, vaid just, et olla näiteks mingil mõnusal sumiseval linnaväljakul, kuskil kohviku laua taga või näiteks olen ka pubides, baarides kirjutanud, ümberringi elu käib, mina trükin. Kirjutad lihtsalt maha, mis ümber toimub. Ideaalne ja ma võin ükskõik mida kirjutada peas, et ümberringi midagi toimub. Nii et see on Sina ei kannata siis vaikust. Mulle vaikus ja üldse ei meeldi. Kas Literaadio järjejutt oli siis kirjutasid, kui olid puhanud ja kõik tingimused olid vastavad? Seda konkreetselt ja ma tegelikult kavatsesin eile õhtul seda kirjutada, aga ma läksin lihtsalt lastega magama ära. Viimane minut. Ja siis ma täna hommikul magasin välja ennast, läksin sellisesse kohvikusse, kus oli palju rahvast sumises ja siis oli väga mõnus kirjutada. See on täna hommikul sul kirjutatud? Jaa. Sa oled ikka väga andekas ja lahe inimene. Tund aega tagasi. Aga nii see käibki, et siin õnneks ei olnud seda häda, et pole midagi kirjutatud. Ma olen väga palju käinud sükestes väikestes linnades ja mul tuli kohe see sektsioonkapp silma ette. Ma olen olnud seal sektsioonkapi ees. Ja, et mitte sektsioonkapi all. Seda küll, jah. Aga Andre, aitäh tulemast, sa oled tõesti nii lahe ja särav inimene. Aitäh, et kutsusid. Aitäh. Nii, palun autogrammi ka. Autogrammi tund.